Tervist kõigile! Te vaatate Mõtlemaatikat ja täna kavatseme lahendada läbi 2016. aasta matemaatika põhikooli lõpueksami. Ma teen läbi kõik ülesanded ehk siis kokku 7 ülesannet. Muidugi lõpueksamit tehes saate lõpus ise valida, kas teete 6. või 7., aga selle video jaoks teeme kõik läbi. Aga mis seal ikka, alustamegi siis koheselt. Ülesanne 1. Siit saame kuni 8 punkti. Esimene asi, mida küsitakse, on avaldise lihtsustamine. Alustame siis sellest. Näha on, et mõlema murruga ei saa rohkem lihtsustamist teha omaette, paneme need siis ühele murrule. Teeme järgmisena sulud lahti lugejast. A-ruudud saame maha tõmmata ning B saab sulgud ette tuua. Tõmbame ühised sulud ka maha ning vastuseks saame B jagatud A pluss B-ga. Järgmiseks küsitakse meilt, et korrutaksime tulemuse sellise murruga ja jälle lihtsustaksime. Paneme kõik ühisele murrujoonele. Siit on näha kohe, et saame lugeja B maha tõmmata ning sulud ka. Järgi jääb A pluss B jagatud B ruuduga. Viimane punkt tahab, et arvutaksime avaldise täpse väärtuse, kui A on 2 ja B on -3. Sisestame arvud avaldisse ning saame vastuseks -1/9 ning sellega ka lõppes esimene ülesanne. Alustame teise ülesandega. On antud selline funktsioon ning esimesena peaksime arvutama funktsiooni lõikepunktid ja haripunkti. Kõigepealt saame leida nullkohad, et teha seda paneme funktsiooni võrduma nulliga. Leiame esimese x-i väärtuse, viies 3 teisele poole ning saame, et see tuleb -3. Võtame teise sulu, viime ühe paremale poole ning teiseks x-i väärtuseks tuleb 1. Et leida koht, kus see funktsioon lõikab y-telge, peame panema x-i võrduma nulliga. Teeme sulud lahti ning saame vastuseks -3. Otsime järgmisena haripunkti koordinaadid. Korrutame sulud lahti, et saada arvud funktsiooni. Et leida haripunkt x-i, tuleb -b jagada 2a-ga. Sisestame arvud sisse ning saame, et x tuleb -1. Paneme selle x-i väärtuse algsesse tehtesse ning saame, et y tuleb -4. Nüüd, kui meil on haripunkt tulemas, saame punktid panna joonisele ja tekib parabool. Kolmandana küsitakse, et kas punkt M asub selle funktsiooni graafikul. Kui te joonistate endale ka graafiku, siis on näha, et see punkt asub tõepoolest seal. Sellega lõppes teine ülesanne. Oleme jõudnud 3. ülesandeni. Joonisel on ruut ABCD, mille ümbermõõt on 12 cm. Esiteks peame leidma selle külje pikkuse. Me teame, et ümbermõõdu valem on 4 korda A, ehk siis peame 12 jagama 4-ga ning saame, et ühe külje pikkus on 3 cm. Järgmisena tahetakse, et me pikendaks lõiku AD 1 cm võrra, et tekiks punkt E ja siis tõmmata see C-ni. Sellist kujundit nimetatakse täisnurkseks trapetsiks. Nüüd peame tõmbama diagonaali, et leida selle pikkus. Selleks saame kasutada Pythagorase teoreemi. Sisestame arvud valemisse ning saame, et BE pikkus on 5 cm. Viimasena tuleb viirutada joonisel kolmnurk BDE ja arvutada selle pindala. Algselt võib see teid segadusse ajada, kuna meil pole siin väga midagi võtta, aga kõige lihtsam viis oleks algselt leida ABE kolmnurga pindala, siis leida ABD pindala ning omavahel lahutada need, et leida see viirutatud ala. Täisnurkse kolmnurga pindala valem on kõrgus kord alus jagatud 2-ga. Suurema kolmnurga pindalaks saame 6 ruutcentimeetrit. Teeme sama väiksemaga ning saame tolle pindala 4,5 ruutcentimeetrit. Lahutame väikse pindala maha suuremast ning saame, et see viirutatud pindala on 1,5 ruutcentimeetrit. Rohkem meilt midagi ei küsita, ehk siis see on lõppvastus. 4. ülesanne. Aias oli mustsõstrapõõsaid 2 korda rohkem kui punasesõstrapõõsaid. Kevadel otsustati aeda uuendada. Punasesõstrapõõsastesse arvu suurendati 3 võrra ja mustsõstrapõõsaste arvu vähendati 9 võrra. Nüüd on aias kokku 57 sõstrapõõsast. Mitu punase ja mitu mustsõstrapõõsast oli aias enne uuendamist. Oletame, et punase sõstrapõõsad on väärtusega x. Siis kui teksti lugedes saame, et mustsõstra omi on 2x. Nüüd selle arvu suurendati kevadel 3 võrra, ehk siis +3. Mustsõstra omi aga vähendati 9 võrra, ehk siis -9. Kokku oli nüüd aias ainult 57 sõstrapõõsast. Paneme need arvud tehtesse, et leida algsed kogused enne uuendamist.
Teeme sulud lahti ning saame 3x miinus 6 võrdub 57. Viime 6 paremale poole ning siis ka jagame 3-ga, et saada x on 21. Kuna must oli 2 korda rohkem, siis korrutame selle arvu 2-ga ja see ongi lõppvastus. Ülesanne 5. Siin tuleb väga hoolekas olla andmetega, sest neid on palju. Loeme teksti ka läbi. 2015. aasta märtsis oli kõrgem keskmine töötasu infotehnoloogia, kindlustus, telekommunikatsiooni, pangandus ja finantssektoris. Madalaim aga toitlustuse, sotsiaalhoolekande ja majetuse valdkonnas. Tabelis on nende valdkondade spetsialistide brutopalgad 2015. aasta lõpul. Esimesena küsitakse, et arvutaksime tabelis toodud spetsialistide suurima palgavahe eurodes. Hooldaja teenib siit tabelist kõige vähem, nimelt 449 eurot ja IT-projektijuht teenib kõige rohkem 1495 eurot. Arvutame nende vahe ning saame selleks 1046 eurot. Edasi peame arvutama kõikide tabelis toodud spetsialistide keskmise brutopalga. Selleks tuleb sul kõik palgad kokku liita, mis tuleb 9105 ning jagada selle palkade kogu arvuga, mis on 10 ning saame vastuseks, et keskmine brutopalk on 910 eurot ja 50 senti. Kolmandaks küsitakse, mitu protsenti moodustas kosmeetiku brutopalk kindlustusmaakleri brutopalgast ja vastuse imardaksime kümnendikeni. Selleks saame kasutada protsendi valemit ning vastus tuleb ligikaudu 55,8%. Neljandaks prognoositi 2016. aastaks Eesti keskmiseks palgaks 1096 eurot. Mart on laenuspetsialist ja ta brutopalka tõsteti jaanuaris 15% võrra. Kas ta uus brutopalk ületab prognoositud keskmist brutopalka? Ehk siis prognoositi 1096 eurot. Ta praegune palk on 913 eurot, siis ta sai palga kõrgendust 15% võrra ehk korrutame ta algse palga 1,15-ga ning see tuleb 1050 eurot. See on väiksem kui prognoos, ehk siis ta uus brutopalk ei ületa seda. Nüüd tuleb järgmiseks 2 valikülesannet. Me lahendame mõlemad läbi. Ülesanne 6. Firma valmistab puidust silindrikujulist kümblustünne. Tünni väline läbimõõt on 1,8 meetrit ja väliskõrgus on 110 cm. Tünni seina paksus on 50 mm ja põhjapaksus on 40 mm. Ma panen see kõik mõõdud, et tekiks selgem pilt ette. Esimesena küsitakse, et teeksime joonise. Ma lisasin ka joonisele kõik arvud, et saaksid aru, mis mida tähendab. Teine punkt. Tünni väline külgpind viimistletakse loodusliku õliga, arvut õlitava puitosa pindala. Silindri pindala valem on 2 korda pi korda raadius korda kõrgus. Sisestame arvud valemisse ning saame, et ligikaudu 6,22 ruutmeetrit on see pindala. Järgmiseks tahetakse teada, mitu liitrit vett kulub kümblust tünni täitmiseks, kui firma soovitab täita tünni mahust 80% ja kui kõrge sentimeetrites on veetase tünnis. Arutame algselt välja terve tünni ruumala. Kuna läbimõõt oli 1,8 meetrit, siis raadius on pool sellest, ehk 0,9 ning kuna seinad on 5 cm paksud, tuleb see lahutada ning saame, et raadius on 0,85 meetrit. Kõrgusega samuti peame lahutama põhjapaksuse välja ning selleks saame 1,6 meetrit. Ruumala valemiks on pi korda raadius, ruudus korda kõrgus, sisestame arvud sisse ning saame vastuseks umbes 2406 kuupmeetrit. Korrutame 0,8-ga, et teada leida soovitatud koguse ning see tuleb umbes 1925 kuupmeetrit. Veel küsiti veetaseme kohta, selle jaoks kasutame uuesti silindri ruumala valemit ning eraldame sellest kõrguse. Paneme numbrid sisse ning vastuseks tuleb 0,85 meetrit ehk 85 centimeetrit. Oleme jõudnud viimase ehk 7. ülesande juurde. Matemaatikaeksamil oli vaja lahendada 2 tundmatuga lineaarvõrrandite süsteem. Pille lahendas selle süsteemi liitmisvõttega, Kalle aga graafiliselt. Mõlemad lahendasid õigesti, esita kirjalikult Pille ja Kalle lahendused. Alustame siis Pille süsteemiga ehk liitmisvõttega. Nende murtud ühine tegur on 6, ehk see arvud paneme sulgud ette. Korrutame sulud lahti ning siis liidame kokku ühised liikmed ning ka arvud. Siit on veel näha, et saame jagada tervet rida 6-ga ning saame x miinus y võrdub 2-ga.
Kasutame järgmiseks liitmisvõtet, saame selle süsteemi alla 3x võrdamus 3-ga, jagame tervet rida 3-ga ning x tuleb 1. Paneme x ühte algsesse tehtesse, et leida y. Y väärtus tuleb -1. Küsitakse veel teha seda graafiliselt, saad teha x ja y tabelid ning siis ka leiate lõikumispunkti, mis tuleb täpselt sama, x1 ja y -1. Sellega on 2016. matemaatika põhikooli eksam läbi. Ma loodan, et saite sellest videost kas või natukene kasu õppimiseks. Mul on kavas veel mõned eksamid lahendada põhikooli jaoks, nii et kindlasti hoidke silmad lahti. Pange like, kui teile video meeldis ja kindlasti ka kommentige, kas sellest oli teile abi. Kuniks järgmise videoni, nägemist!